Eesti peamine ohustaja on endiselt Venemaa ja tema vaenulik tegevus terve Euroopa vastu, sestap on Venemaal ka vaja siinseid inimesi, kes aitaks neil oma eesmärke täita. Üks paremaid võimalusi nende jaoks on see, et nad värbavad neid inimesi oma riigis. Venemaal õigusriiki ei ole. Teenistused saavad teha tegelikult praktiliselt, mida nad soovivad. Inimesed, kes sinna Venemaale lähevad, teavad seda, et see arusaam, ma usun, on paljudel inimestel üsna adekvaatne ohutaju, mis tähendabki seda, et nad püüavad siis leida neid Venemaale siirduvate inimeste hulgast neid, keda neil õnnestuks värvata. Venemaast võiks täna küll kindlasti eemal hoida, kui ei ole tungivat vajadust sinna liikuda. Et see, et Venemaa piiri kaitseb FSB on ju teada ja et kindlasti ka filtreerimine piiril just nii-öelda kodanike osas, mis võivad Venemaale huvi pakkuda ühel või teisel moel, käib aktiivselt ja käib juba pikemat aega. Nii et soovitus on küll, et praeguses situatsioonis, kus Venemaa on riik, kes peab sõda Ukraina vastu ja laiemalt ka kogu Euroopa vastu, võiks eemal hoida. FSB ehk Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse operatiivtöötajate huviorbiiti ei kuulu üksnes pidevad piiriületajad ehk kaubavedajad. Ka auto- ja bussijuhid on head sihtmärgid, lisaks eelda Venemaa just kõige tundlikuma teabe omamist. Alates eelmise aasta algusest oleme tabanud ja tõkestanud 16 Venemaa eriteenistuse kaastöötaja tegevuse. Suurem osa neist FSB, osad Venemaa sõjaväeluure GRU agendid. Valdav enamik neist olid nii-öelda tavalised inimesed, kes ei töötanud riigiasutuses ega omanud juurdepääsu sensitiivsele teabele. Eesti institutsioonidele omasid neist mõningast juurdepääsu siis Narva kaitseliitlane Ivan Dmitrijev, Narva kohalikku poliitikasse pürginud Igor Lobin ja siis Koidula piiripunkti ootealal töötanud Vjatšeslav Jefimov. Kuid unustada ei saa ka kirikut. Venemaa on ammugi sõjakiskja Kremli riietanud vaimuliku rüüsset segamatult usuvabaduse sildi all õigeusu kirikute kaudu toimetada abi Venemaa armeele. Ka nime muutnud Eesti kristlik õigeusu kirik saab oma korraldused otse Venemaalt. Meie ettepanekul siis seati sissesõidukeelud 7 Vene kiriku vaimuliku suhtes, kuna nad ohustasid Eesti julgeolekut erineval viisil. Osad neist toetasid siis aktiivselt Ukraina vastast agressiooni, osad nendest olid seotud Vene eriteenistuste ja relvajõududega või siis ka osad tegelesid Eestis lõhestustegevuse ja ajaloopropagandaga. Me teame, et sõda Ukrainas valmistati ette siis Moskva patriarhaadi poolt ja ei ole põhjust arvata, et ükstapuha millist konflikti või millist rünnakut Venemaa soovib Eesti suunas teha, siis seda kirikuliini kavatsetakse kindlasti ära kasutada. Venemaa püüdlused mõjutada teiste riikide valimisi on viimastel aastatel muutunud üha süsteemsemaks ja mitmetahulisemaks. Peamine eesmärk ei ole alati konkreetse kandidaadi võit, vaid usalduse õõnestamine demokraatlike protsesside vastu laiemalt. Me teame Euroopast, et nad on proovinud väga erinevatel viisidel praegusel ajal omaselt väga erinevaid sotsiaalmeediaplatvorme ära kasutades püüdnud valimisi mõjutada. Moldova näitel täpselt samamoodi. Järgmise aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimistega seonduvalt võib oodata Venemaa mõjutustegevuse olulist kasvu. Kindlasti kaitsepolitsei prioriteediks on siin ära hoida mis iganes võimalik sekkumine valimistesse. Kokkuvõttes joonistub värskest Kaitsepolitseiameti aastaraamatust välja pilt julgeolekukeskkonnas, kus ohud ei ole kadunud, vaid muutunud mitmekesisemaks ja raskemini hoomatavaks. Me ei saa mööda vaadata ka islami äärmuslusest, kus individuaalse radikaliseerumise risk on paraku olemas.